Tere, head vaatajad! Meediakeskpunkt on jälle eetris ja algamas meie 184. saade. Nagu ikka vaatame, millest meie ajakirjandus kirjutab, millest ta ei kirjuta ja pean ütlema, et meie Eesti ajakirjanduses, head vaatajad, on lõkkele löönud kohutav sõjahüsteeria. Mina näen ka ekraanidel väga tihti on erisaated, no ma ei tea, Maailm täna ja mis need on, kus on siis pidevalt on sõjakaadrid, sõjamasinad on ekraanil, noh toimetad nagu oma asju, jälle on mingisugune sõjafilm ja siis tuleb mulle meelde Vene aeg, kus tõesti olidki sõjafilmid, olidki põhiliselt Eesti televisiooni ekraanil, rääkimata kesktelevisioonist. Nii et me oleme tegelikult jõudnud sinna tagasi, kus me oleme siis nagu militaristliku riigi aga kas keegi hoiatab ka? Ma saan aru, et... No tänases kesknädalas on juhtkiri. Aivo Oina sul kirjutab seal väga hästi, ma tsiteerin, sa ise ei tsiteeri oma lehte, näed. Alates meie targast ja kõike teadvast presidendist, jätkates noorukese peaministri ja tema partei sõpradega on peamine sõnum rahvale, et kohe tuleb Venemaa meile kallale. Jah, aga sellele on kogu Eesti riigi poliitika üles ehitatud ja on väga tore, et Aivo Oina, üks meie viimase tähelepanuväärsemaid autoreid, kes võtab sõna ühiskondlike nähtuste kohta. Kes muide astus EKRE-st välja ja astus Keskerakond. Ja see oli mulle uudis. Ta astus EKRE-st välja. Mul oli isegi see uudis, et ta on EKRE liige ja nüüd astus ta Keskerakonda ja tal on ka konkreetne põhjus muide, kus ta siin ütleb, et sellega on EKRE juhid kaasa läinud, eks ju, selle hüsteeriaga. No kahtlemata, jah. Tähendab, see on ju tegelikult riiklik poliitika, on see hüsteeria alates juba valimistest, eks ju, valimiskampaania ei ole muud kui sõja õuduste õhutamine ja siis rahvas peab hääletama nende poolt, kes sõda kiidavad. Nende poolt, kes sõda kiidavad. Kui sa vaatad Vaba mõtteklubi, kus Mart Helme esineb, siis seal on väga palju räägitakse kogu aeg sõjaohust ja sellest, kuidas Venemaa kallale tungib. Aga ma tahaksin ka tsiteerida Aivo Oinat paar lauset. Venemaa elab oma mahlas ja me ei pea nende poliitikaga nõus olema. Aga me oleme naabrid ja peaksime olema nii palju targemad, et lõpetame igasuguse hüsteeria ja asume tarka äripoliitikat ajama ja heaks eeskujuks on Soome. Jah, ta toob jällegi Soome eeskujuks ja ta muidugi naerab välja meie, ta väga viisakas inimene küll, aga siit ikkagi välja võib lugeda, et väike autoga me viime siis piimapulbrit Jaapanisse, et see kindlasti ei ole Eestile elujõuline äri.